Let's go! Uus vlog. Täna on laupäev. Jah, laupäev. Esmaspäeval hakkab jälle kool lastel pärast vaheaega. Ja ma praegu lihtsalt käingi ja üritan siin vaadata mingeid asju. Meil on plaan on see, et ma tahaks täna koristada ja meil lambist läks kaduma, eks ole, vannipunn. See on täiesti ebaselge, kuidas saab minna kaduma vannipunn majast. Lihtsalt pole. Ainuke variant on see, et Molli pesa on vannitoas, see, kus ta öösel magab, sellepärast vannitoas on põrandasoojendus ja siis tal on seal oma vanu konti hea soojendada. Et äkki ta lihtsalt, ma ei tea, tal aeg-ajalt meeldib vaata nagu mänguasjadega mängida, mingite asjadega närida ja vedada neid õue. Et ainuke variant on see, et vannipunn kukkus vanni alla, keegi pani ääre peale, see kukkus sinna vahele ja kuidagi siis Molli, ma ei tea, võttis ja sellega läks õue, sest ma ei suuda ausalt nagu välja mõelda, mis muu variant seal olla saab. Õnneks Meke kirjutas, et neil siin on, ma lähen Espakisse ja loodetavasti siis saan siit selle uue vannipunni. Siis mul on vaja ühte suurt kinkekotti. Ja siis mul on vaja ühte head moppi, sellepärast, et meie vana mopp on nagu see, et tegelikult oli hea, ta oli see, millele käisid need nagu vars on ja siis saad pritsida seda puhastusvahendit ka sealt välja ja siis see nagu lapp on all ja saad vahetada seda nagu ära võtta krõpsuga ja tagasi panna, aga need on meil nii vanad, nad vist ei jää sinna külge ja sellega on igavene jauramine, et ma tahangi minna nüüd vaatan, kas ma Espakist saan äkki ka siis selle mingi normaalse uue mapi. Ma oleks pidanud teie neid soovitusi muidugi küsima enne moppide osast, oleks kindlasti mulle osanud öelda, millist osta, aga kuna see YouTube'i viga on see, et selleks ajaks, kui teie näete, mul on ilmselt juba ammu ostetud on ja siis ma ei saa kahjuks teie nõu küsida. Siis ma ostsin IT-shopist selle kalendri uue sisu, sellepärast, et mul on uue aasta alguseks ju loengute kava paigas jaanuari lõpuni ja varsti tuleb ära kevadsemestri tunniplaan ja peale selle on koolide tunniplaanid juba paigas. Siin on ka samamoodi, mulle meeldib niimoodi, et on ühel lehel terve nädal, ma näen tervet nädalat ette ja siis kõrval on veel selleks märkmete tegemiseks nagu mingi ruum. Et päris lahe, tegelikult mõnes mõttes on hästi lahe aeg, mulle meeldib see, kui saab võtta uue kalendermärkmiku ja hakata uue aasta esimesi asju sisse kandma ja siis see on selline nagu puhtalt lehelt tunne jälle natuke. Aga tegelikult ega ma lobisin sellepärast, et ma ei taha ju minna koju koristama. Siis ma tahaks seda edasi lükata. Aga mõttetu on siin aega raisata, sest 7 ma pean juba olema ühel üritusel. Ja kell on praegu, ma ütlen ausalt, ma magasin ju, kell on praegu 1:30, hakkab 2 saama. Ma magasin 11:30, sest ma olen harjunud tavaliselt niimoodi 9 magama minema. Eile me vaatasime filmi Exterminatori esimest osa Randoga. Algus hakkasime Bone Collectorit vaatama. Tuli siuke vanade filmide vaatamissisu. Ja see Bone Collector oli nii halb minu meelest, et see täitsa õudne, need karakterid ei olnud usutavad ja see süžee oli nii veider ja kuidagi nagu üle võlli ja ta on thriller ja siis nagu ainuke asi, mis seal põnevust, siis nii-öelda põnevust pidi olema, et seal olid niisugused võikad üksikasjad, verised või mida iganes on. Et see oli see, mis šokeerima pidi ja kõik see, mis seal ümber toimus, oli jumala, ma ei tea, mõttetu, nii et tegelikult me ei vaadanud seda lõpuni isegi. Ma olen midagi näinud seda ka kunagi ammu, aga ma ei mäletanud eriti. Ja vahetena, aga lõpuni me ei vaadanud, hakkasin vaatama hoopis Exterminatorit ja see oli jumala jah. Selles mõttes täpselt see, mida ma see hetk tundsin, et ma tahan vaadata. Aga nüüd mul on siin vahepeal, nii kaua ma teiega lobisin helistanud poeg ja 2 töökontakti kirjutanud, nii et ma vastan nendele kirjadele. Helistan pojale tagasi ja käin Espakis ära ja siis räägin jälle. No nii, käidud.
käidud, tehtud, nähtud. $89.45 ehk siis 90 eurot hiljem sain ma 2 vannipunni, sellepärast, et need olid nii väikse vahega ja minu mõõtmistulemused võivad olla väikeste vigadega. Nii et ma võtsin igaks juhuks mõlemad, et ma ei peaks tagasi sõitma. Üks maksis 1.30, teine maksis 2.40. Päris suur vahe, ma ütleks. Aga siis siit ma leidsin selle, mis ma rääkisin, see pulber, mis vahuks WC-potis muutub, mida ma olen väga ammu tahtnud proovida. Ja siin oli Pink Stuffi oma, oli 3 kogust, oli mingi ma ei tea, ei. No igal juhul oli Pink Stuffi 3 kogust tunduvalt kallim kui selle 4 kogust oli mingisugune, ma ei saa aru nendest hindadest siin, 3,90 või? Jah, nii et 4,90 või 3,90 väga hea, ma katsetan ära, vaatan kuidas see on, siis ma võtsin ühe selle vannitoa puhastusvahu, see on hea ja siis kui selle mopi juurde tulla, siis seda ma vaatasin kõige kauem, sest see, mis ma tegelikult oleks tahtnud, maksis üle 50 euro. Mina leppisin 45, kas see on 47 eurot on see pagana mopp, mida ma siit praegu isegi kätte ei saa teile näidata. Selline vileda spreiga ja mida iganes. Ja 2 seda varu seda. Need olid 15 eurot üks. Mul reaalselt läheb süda pahaks. Kui ma mõtlen, kui palju peab tööd tegema 89 euro eest. Või nagu üleüldiselt. Et kuidas me oleme jõudnud sinnani. Et mopp maksab nii palju raha. Ma tean küll, mis nüüd juhtub. Nüüd te kirjutate mulle. Ei see oleks hoopis võinud seda, et minna sinna teise kohta. Ma olen praegu täiesti šokis. Ma ei osanud sellist asja küll oodata. Ma reaalselt ei osanud oodata, et mul siin praegu nii palju raha läheb. Ja lisaks kõigele ma unustasin seda vaadata, kas siin on kinkekotti. Ma ei tea, mis teha, võib-olla ma lähen ja vaatan kodus. Äkki mul on kodus mingid kinkekotti, mul praegu on võtab käed tuimaks natuke see asi siin. Et ma ei taha mitte kuhugi minna enam. Ja mitte midagi osta. Ma ei tea, ärge lihtsalt, selles mõttes, kui te teate, kust ma oleks saanud seda väga palju odavamalt ja väga palju mõistlikumalt ja nii edasi, palun ärge öelge. Sest et ma praegu nagu sõidan praegult läbi Kaubamaja parkla, sest siit on hea sõita mu koju ilma, et peaks valgusvarjutaga seisma, aga siin on muidugi mingi buss seisabki see parkla. Ta läheb ära. Vot, aga jah, selline, ma ei tea, vaata, kui pannakse YouTube'is tehakse need haulid, mingi 500 eurot Sephoras või 500 eurot kosmeetikapoes haul. Mul on nagu mingi 100 eurot peldikupuhastusvahendite haul. See on päris elu. Ma olen saanud päris palju tagasidet. Inimesed on kirjutanud, et nii tore ikka, et sa umbes näitad nagu päris elu ja kuidas nagu päriselt on ja kõik ei ole ideaalselt nagu korras ja ideaalselt nagu kõik pardid ei ole reas, nagu öeldakse, siis ma mõtlen, et aitäh. Ühest küljest, teisest küljest nagu naljakas. Ma ei taha nagu lõpetada ära seda juttu, sest ma ei taha üksi oma mõtetega jääda ja ma ei taha koju jõuda
ja hakata oma 50 eurost või 60 eurost kõdi moppi 50 eurost kasutama. No ma saan samas arvu, et ega teil ei ole ka huvitav muga siin istuda siin niimoodi, kui ma siin mõtlikult lihtsalt istun ja mitte midagi ei räägi. Et teeme selle ära lihtsalt. Ma lähen, hakkan tegutsema ja ei mõtle nende asjade peale lihtsalt ja nii ongi. Ja ma ei tea, teiega siis näeme, kui näeme jälle. Tahtsin lihtsalt näidata, et tundide alguses ma proovin õpilastele panna selle mingi ambianssi peale vastavalt sellele, mis hooaeg on, et sügisel sügisene, siis jõulude ajal siuke jõuluteemaline, kevadel kevadine, aga siis kui parajasti muud tahvli peale enam näidata, siis mingi siuke natukene meeleolu loome. Aga mul tegelikult muud pole midagi öelda. Et tänan tähelepanu, et tulingi lihtsalt seda ütlen praegu. Tšau. No tšau! Mõtlesin, et tulen näitan ka näo ära, siis sõitsin töölt koju just ühel pool kõige imelisem topeltvikerkaar ja teisel pool see sügisene vajuma hakkav päike. Ja kuidagi nii mõnus tunne oli, et mul on üldse viimasel ajal kiire jälle on, aga see on nagu see täiskasvanud asi ikka, et kogu aeg ütled endale, et järgmist nädalast läheb lihtsamaks, aga siis ei lähe. Aga mina ei tea, see vist ongi nii, et kes teeb, see jõuab, sest et kuidagi sellega, et on nagu juurde tulnud mingis mõttes natuke kohustusi, on tulnud nagu motivatsiooni ka, et mul on töö juures ka nagu õpilastega täiesti uus hingamine, et kuidagi nii tore on nendega ja nad on nii siirad ja mõnusad ja selles mõttes see on kuidagi jälle täna oli ka tunnid ja no muidugi on mingi osa, keda ei huvita selles mõttes ja mingi osa, kellel pole võib-olla motivatsiooni, kas siis sel hetkel või üleüldse. Aga üldiselt on ikkagi lahe näha, kuidas noored inimesed tegutsevad ja kirjutavad mulle, ka tahavad mind näiteks aastatööde juhendajaks, mingid õpilased, keda ma isegi nagu otseselt kellele tunde enam ei anna see aasta. Aga nad nagu ikkagi tulevad ja otsivad mu üles ja tahavad koos mingeid asju teha, et see on ülilahe ja praegu ma tunnen, et kuidagi kõik läheb nii hästi ja mul on uusi kolleege, kes on nii ägedad sellest aastast ja mul on vanu kolleege, kes on nii ägedad juba eelmistest aastatest ja selles mõttes on nagu hästi mõnus, et on sellised kihvtid kollektiivid, kellega nagu teha koos asju. Aga nüüd ma istun siin tegelikult, kui te jälle mõtlete, et kus ta nüüd siis jälle istub, siis ma istun tegelikult praegu selles kohas elutoas, siin on meil soe müür ja see on tegelikult see koht, mida ma plaanin teha selle aasta selliseks vlogmas nurgaks. Et ma tahan võtta selle fliiside, rätikute redeli ja panna siia mingisugused jõulufliisid peale, ma plaanin mingid tulukesed panna. Et no ma tean, et teil selles mõttes on meil jõuludeni aega, tükk aega, aga mul on see, et ma planeerin juba vlogmast, et ma nagu ette saaksin filmida natukene mingeid asju, et siis mul ei jää seal vahesid vahele. Ma olen sellest vist rääkinud ka, mis ma sellest ikka uuesti rääkima hakkan, aga jah, teen praegu plaane ja mõtlen, et mida siis teha ja praegu on niimoodi, et täna on kolmapäev õhtu on praegu
ja ma nüüd lähen kohe, kui ma teiega rääkimise lõpetan, vaatan, mis mul siin kogunenud on, panen selle materjali kokku ja monteerin kohe ära, nii et ma ei tea, võib-olla näetegi enam-vähem reaalajas seda videot paaritunnise viitega, ma ei tea, kuidas ma jõuan, eks näis. Et mul on kolmapäeva õhtu, aga reedel me lähme oma tüdrukute pundiga jälle metsa. Et see on see, nagu eelmine aasta Vlogmases käisime, siis me tähistasime seal minu sünnipäeva, siis kevadel käisime ja nüüd lähme siis tähistame Egle sünnipäeva. Et sinna ma proovin teid ka kaasa muidugi võtta, et lihtsalt kuna me lähme hiljem, me jõuame õhtul alles sinna, et ma ei tea, palju me jõuame seal mingisuguseid asju teha, et eelmine aasta me tegime ühe video sellest, kuidas me käisime üldiselt, siis ühe sellest, kuidas me banaanikeeksi tegime, kolmanda siis sellest, kuidas me kokteile proovisime, et eks näis, mis ja kuidas seekord läheb, aga noh, kindlasti näitan, sest see on tõesti selline asi, mis annab mul hingele megalt juurde, et natukene linnast välja saada ja olla ja puhata ja lihtsalt tüdrukutega istuda niimoodi pingevabalt. Eelmine nädalavahetus me käisime linnade peal, sest et meil oli töökollektiiviga üritus ja siis oli veel 2 sünnipäeva samal õhtul, nagu üks minu sõbra sünnipäev ja üks Ranto sõbra sünnipäev, nii et tegelikult meil läks päris pikalt ja oli päris selline väsitav nädalavahetus, aga ma ei tea, ma ütlen, kella ju keerasime, eks ju, ja minule see aeg sobib, noh, ma ütlen, see on, ma ei taha nüüd kedagi tülli ajada või kedagi närvi ajada, aga mulle sobiks, kui üldse ei keerataks kella ja oleks see aeg, mis nüüd on. Sellepärast ainult puhtalt isiklikult, et muidu ma saan aru igast muudest argumentidest ka ja et suveaeg on paremini, aga mul on kuidagi see, et ma ei saanud enne oma seda rem-und täis, et see nagu hommikul oli täpselt niimoodi, et ma kogu aeg mõtlesin, et ma läksin vara magama, ma lähen ju 9 paiku magama, et kui ma ärkasin, siis et saaks veel magada, noh, tund aega kauem on ju, või pool tundigi, et see annaks hästi palju juurde. Ja nüüd, kuna kella keerati tagasi, siis on täpselt nagu see minu jaoks ideaalne aeg, et ma ärkan siis kuskil 6:30 vana aja järgi, siis 7:30 ja selles mõttes on täiesti, ma olen välja puhanud, mul on nii hea olla, et ma tõesti tunnen ennast praegu hästi selles hetkes ja niimoodi on täitsa tunne, et võib selle talve üle elada isegi nende hommikuste varaste ärkamistega. Aga üks asi veel, millest ma tahtsin rääkida, oli see, et ma vaatasin, et Merlin Kahu pani omal kanalipausi peale või kinni või kuidas ta seda sõnastas, noh ilmselt nagu ta rääkis, et kes nüüd ei tea, kellest ma räägin, siis see on üks umbes sama suure kanaliga YouTuber Viljandist. Aga ma lihtsalt tean, et meil on palju ühiseid vaateid ja teisest küljest on see, et kui te ka ei tea, kes ta on, siis tegelikult ma mõtlesin seda, et see läks jälle selle teemaga hästi palju tegelikult kokku, mis eelmine kord või mingi kord ma rääkisin, et miks ma ei tee neid majatuure ja miks ma ei näita lapsi ja neid asju. Ja ma ütlen ausalt, selles mõttes, noh, mina vaatasin ta videosid, mul oli nagu kahju ühest küljest, et ta nende videote tegemise ära lõpetab, aga teisest küljest ma saan sellest nii hästi aru, et ma ei tea, kas te olete tähele pannud ka, et Katrin Lusti siin lastega olid mingid libauudised ja asjad seoses, väga õudne, et lihtsalt internet nagu loodi ja Facebook ja kõigest sotsiaalmeedia loodi headele inimestele heade kavatsustega, aga see on nagu nuga, on ju, jälle ei ole süüdi selles, kuidas ta kasutatakse ja kuskilt maalt on täiesti nihu läinud see asi, et kahjuks jah, ma ei tea, ma ei tunne Merlin Kahut ise ja selles mõttes meil on ühiseid tuttavaid, aga ma nagu tunnen, et ma nagu mõistan teda jube hästi ja ma mõistan tema otsust ja kõiki neid põhjendusi, et miks ei saa kõike näidata ja kuidas puudutavad need väga üksikud negatiivsed kommentaarid, et mul on ju täpselt sama, väga üksikud negatiivsed kommentaarid, et ma ei tea, kuidas tema endal organiseeris selle asja, aga minul on ju niimoodi, et kui inimene kirjutab mulle, noh, mul endal siuke reegel väike, ma ei tea, ma ei ole võib-olla teil rääkinud sellest, aga siis mul on endal siuke väike reegel, et kui inimene kirjutab 3 korda sellise tugevalt negatiivse alatooniga kommentaari,
olgu see siis tema nagu enda mõtetes põhjendatud või mitte, aga näha on, et tegelikult ma sellele inimesele ei meeldi, lühidalt öeldes, siis ma tegelikult peidan need kommentaarid, selles osas ma ei kustuta ühtegi kommentaari, aga neid kommentaare, nemad saavad nagu ennast välja elada, nad saavad oma kommentaari kirjutada, ma ei blokeeri neid ära ega midagi, aga ei mina ega teie ei näe neid kommentaare enam, nende inimeste kommentaare, ja ma ütlen ausalt, mul on siin kanali peale vist 2 inimest kõigi nende aastate jooksul saanud selle, sest ma ei pea siin silmas mingit kriitikat, konstruktiivset nõuandeid, selliseid asju nagu olgu siis mõnikord ongi see, et kiiruga kirjutatud, mis võib-olla, kui ma loen esmapilgul, tunduvad sellised nagu äkilised või nagu siuksed no mitte kõige sõbralikumad, aga siis ma nagu üritangi aru saada, et jah, et inimene nagu ei mõtlenud seda halvasti, ta lihtsalt annab nõu. Ja aga need 2 inimest, keda ma ära olen peitnud kommentaarid, need olid, noh, esiteks need läksid väga isiklikuks, mida see Kahu ka rääkis, on ju, et minnaksegi isiklikuks ja hakataksegi seal juba tuleb su peremängu, juba tulevad su lapsed mängu, juba tuleb su mees mängu, on ju, kommentaarides nagu, et selline asi ei ole okei ja seda ma saan ka jumala hästi aru, mis ta ütles, et teda see puudutab. Sest et noh, me oleme lihtsalt inimestena selles mõttes niimoodi loodud, eks, et me ei võta väga hästi sellist tagasisidet vastu ja samamoodi tal väike kanal, mul väike kanal. Istun siin oma kodus oma telefoni ees ja üksinda, eks ju, ja tegelikult ei taju, kui palju inimesi on seal teisel pool korraga, et kui ma teen neid videosid, ma teen neid reeglina, ma mõtlen nende inimeste peale, kes ei saa tihti nagu kommenteerivad, kelle nimesid ja pilte ma juba mäletan, või siis ka need, noh, kes siis osaliselt, kes ei kirjuta kommentaaridesse, vaid kes kirjutavad nii-öelda siis lihtsalt mulle kuskile Messengeri või Instagrami või kuhugi, on ju, et nende peale ma nagu mõtlen, noh, sest et mul ei ole eks teist alust, et muidugi ma mõtlen teie kõigi peale selles osas, et ma tean, et siin on rohkem inimesi ja ma teen neid videosid rohkematel lihtsalt, et see isiklik nagu side tekib, on ju, nende inimestega, kes muga suhtlevad vastu ka, mitte et ma siin üksi ainult teen neid asju. Ja selles mõttes ma igatepidi jumala mõistan seda teemat, mul on lihtsalt kahju isiklikust seisukohast. Sellepärast, et alati vaata mingid suured YouTuberid teevad mingid kolläbe, nüüd on YouTube'is võimalik sellist asja teha nagu kolläb, üks uus funktsioon selline, kus sa saad teha nagu niimoodi video, umbes nagu Instas paned kolläbi, et läheb siis mõlemale kanalile, on ju. Ja kui siia tuli, siis ma tegelikult mõtlesin esimesena selle Kahu peale, sellepärast, et ma ütlen, ma ju ei tunne teda, aga lihtsalt nagu minu jaoks need on hästi, selles mõttes, me oleme erinevates etappides elus täiesti. Minul on 3 last ja suuremad, temal on 1 laps ja väike ja tema hakkab uut kodu on ju endale või noh, uude kodusse kolima, mina nagu elan oma lagunevas kodus ja üritan seda korda teha, et mõnes mõttes me nagu ei ole päris samas etapis, aga kuidagi nagu mingisugune selline side tekkis. Aga no see on see parasotsiaalne side ka, vaatan teda sealt suurelt teleekraanilt ja siis kuidagi lõpuks tundub, et ta on juba tuttav endale. Aga jaa, et siis ma mõtlesingi, et noh, et temaga võiks teha, aga noh, siis ma ikka ei suutnud oma julgust kokku võtta, et kirjutada talle, et teha seda. ja siis ühesõnaga sinna see jäi ja nüüd tal see kanal on kinni, aga jah, et muidu ma olen ka mõelnud kogu aeg, et võiks olla nagu mingid siuksed ühised videod või laivid või mingid asjad, sest et noh, vanasti ju Kaisaga on ju ka, Kaisa saatis ju siia kanalissegi klippe vahepeal, et kuidas tal läheb ja nii, aga tema lõpetas ka videote tegemise ära ja nüüd ka selles mõttes ei ole enam nagu selles kanalite mõttes nagu mingit sellist ühistegevust enam olnud, aga jah, nii on. Aga ma ei tea, ega ma selles mõttes muud ei tahtnudki rääkida, et kuidagi oli hinge peal see, et see maailma nagu negatiivsus päriselt noh, et mõjutab nagu päris inimesi, eks ju, kes tegelikult tahavad lihtsalt oma rahulikus väikses nurgakeses siin teha oma videokesi ja ei otsigi selles mõttes mingit 100 000 pealist
vaatajaskonda, selles mõttes, mis on ka okei. See on nagu eesmärkide küsimus, ma ei ütle, et see ei ole õige või mida iganes, igaüks teeb oma eluga, mis ta tahab ja igaühe otsused on tema enda otsused. Et ma absoluutselt ei tee maha neid suuri YouTubereid, kellel on see töö, et jumal lahe. Minu arust täpselt oma eluga tee seda, mida sa tahad. Ja kui see, mida sa õigeks pead ja nii kaua, kui sa kellelegi teisele haiget ei tee, ongi see igaühe enda otsus, on ju. Millist tööd teha ja kui see teeb sind õnnelikuks, siis väga super, eks ju. Et aga lihtsalt, et minul nagu selliseid ambitsioone ei ole, et ma ei soovigi sellist nii suurt kogukonda, mulle meeldib see väike ja väga-väga positiivne seltskond, kes siin koos on. Aga jah, üldiselt te võite nõu anda, et mis siin, kuidas teile mul see jõulunurga mõte meeldib, et mis siin taustal võiks olla või kuidas võiks olla, et ma tahaks, et see oleks siuke, ma võiksin natukene nagu kaugemale tulla seinast ja panna siia taha mingi riiuli ja siia riiuli peale nagu asjad, on ju, aga ma ei tea, selles mõttes, et mul oleks hea, kui ma saaksin seina ääres istuda enam-vähem, et siis ma ei pea nagu ülejäänud tuba niimoodi väga kokku tõmbama terveks selleks vlogmase ajaks. Vot, raske, väga keerulised probleemid, et tuleb mõelda läbi ja teha. Vot, aga selle vlogi ma tõmban siin kokku ka, et mul on super hea meel, et sa jälle siin olid ja ma loodan, et sul on kõik hästi ja näeme juba siis, kui näeme. Tšau! Oppadi! Võiks ju käigu ka sisse panna, kui sõitma hakkad. Aga... ja... kogu aeg tulevad igast kirjad sisse, ma lähen täiesti segadusse. Aga need lihtsalt ei jää sinna kilge? Soe muur. Aga jah, et ma unustasin ära nüüd, mis ma öelda tahtsin. Istun siin oma kodus. Ma olen täiesti viltu. Aga...